linnamees ütleks, et jube hais on siin, aga tegelikult mis see on? See on puhas raal. Ajal, mil keskkonnasäästlikkus ja Eesti üsnagi kõrged kütusehinnad on tekitanud ühiskonnas teravat poleemikat, on nutikad eestlased sõna otseses mõttes haaranud lehmal sarvist ja hakanud tootma kütust sõinikust. Sõinikust tehakse autokütust? Nii on. Vastab tõele, nagu vanarahvas ütleb, et sitast saia ei saa, aga meie peaaegu saab. Et võtame siis põllumajanduslikud jäägid, sõnniku, läga, rohusilo, söödajäägid, paneme nad 40 päevaks kääritisse, mis imiteerib lehmamagu. Seal on 37-40 kraadi sooja, selline bakter, mis lehmamaas lagundab rohtu ja tekitab lehmapeeru, mis on metaan ja tegelikult ohtlik kasvuhoonegaas, siis meie kogume selle peeru seal kupli all kokku, puhastame ära, me puhastame ta maagaasi kvaliteedile, surume kokku 250 baari all ja siit tuleb rahulikult siia tanklasse, kus ma panen ta autosse ja sõidan nii-öelda lehmapeeruga. Kas sellega kaasneb ka see, et kui linna vahel näiteks autoga sõidad, siis tagasummutist pudeneb jääke sealt? Ei, kindlasti mitte. Isegi sita hais ei ole, sest et keemiliselt on puhastatud biometaan. Lõhnata, maitseta, värvita gaas. Õhust kergem läheb õhku. Ja tegelikult me lõhnastame teda selleks ohutuse mõttes, et kui kuskil on leke, siis tunda seda õrna lõhnaga. See oli mitte sita hais, vaid on tegelikult lõhnaaine, et leket tuvastada. No võrreldes tavalise kütusega, kui palju soodsam on siis CNG-ga sõita? No surumaa gaasiga ehk CNG-ga siis on jämedalt poole soodsam sõita. Võtame lihtsa näite, kui minu väike auto 81 kilovatine kulutab 3,5 kilo seda gaasi 100 kilomeetrile, mul kilogramm hind on jämedalt 80 senti. Lihtne tehe näitab, et mul 100 kilomeetri läbimiseks kulub alla 3 euro. Alati mul öelnud, et mõnes kohvikus maksab tass kohvi rohkem. Eestis toodetakse biometaani, mis on maagaasi kvaliteedinõuetele vastav gaasilises olekus kütus 2018. aastast ning seda Viljandimaal Biometaan OÜ ning Kundas Rohegaas OÜ tootmisjaamades. Tänaseks on üle Eesti 20 CNG kütust pakkuvad tanklad, neist enamik Eesti Gaasil ja Alexelal. Kuid uute tulijatena on lisandunud tanklaga Jetgas ja Kroning. Lähiaastatel on aga tanklaid lisandumas veelgi. Toodetud biometaanist gaasikütuse võrra saavad kütusemüüjad vähem biolisandeid välismaalt sisse osta. Ja selle tootmise juures on siis mingisuguseid ohtlikke jäätmeid ka või kuidas see tootmise lõpp-protsess välja näeb? Vastupidi, biometaani tootmine on näide tegelikult ringmajanduse elluviimisest. Et meil antud juhul ainult võib-olla söödajäägid on need, mis jäävad üle, tegelikult sõnnik ja asjad on lähevad väetisena tagasi põllule. Kui me võtame näiteks linnakeskkonnas biojäätmed, bioloogiliselt lagunevad jäätmed, mida inimesed võiks tegelikult eraldi koguda, kui nüüd koguda suures koguses kokku, teha sellest samast kääritada ära, teha gaas, saada sama biometaan, siis kui ta on õigesti eeltöödeldud, kuumutatud, et seal kõik listeeria ja muud tavalised bakterid ära häviksid 70 kraadi tund aega, siis tegelikult see kääritusjääk on väetis või maaparandusaine sõltuvat asjadest ja tegelikult jääk ei ole. Et siin on, eriti biojäätmete puhul on see näide, et me võtame jäägid, teeme 2-3 erinevat toodet ja jääk ei ole. No see on ringmajandus. Ja üks on huvitav asi see, et tegelikult selle biometaani tootmine on kasulik keskkonnale, loodusele, inimesele, majandusele. Rahast me rääkisime, inimesel on ta nii kasulik näiteks, et linna õhk on puhtam. Tahkeid peenosakas ei ole, kui selle gaasiga sõita, vähem on ka lämmastik ja väävelosakas, mis tekitavad appivihmasid. Ja kasulik on ta näiteks ka mitteraaliselt mõõdetuna, kui me ära kääritame selle nii-öelda sõnniku ja sita, mis tegelikult haiseb, mis on rammu ja põllulõhn, siis pärast kääritamist me võime minna vaadata, nuusutada oma ninaga. Ta on sama toitarid sisaldusega nagu sõnnik, aga ei haise, kergesti käsitletav ja näeb välja nagu turvas, aga tegelikult väetab nagu sõnnik. Kui siiamaani rikkad šeikhid olid need, kellel maast tuleb musta kulda, siis tundub, et tulevik on ikkagi pruuni kulla päralt. Miks ma varem ise ei tulnud selle peale? Kurat!